võtan kiirelt koolikaaslase auto peale ja lähme temaga koos siis presidendi vastuvõtule. MM-i hirm hakkab ka iga päevaga aina lähemale jõudma. Ja täna ootab mind ees siis klassiõpetaja test. 1 4 kehalisest katsest sai tehtud. Ja nüüd hakkab aina lähemale jõudma ka maailmameistrivõistlused USA's, kuhu ma olen kvalifitseerunud. Üle pika aja jõudsin Jüri staadionile trenni, mis on väga tore, sest vaadake seda staadioni. Full 400 staadion. Mõnus. Ma sain just tund aega tagasi fresh haircut'i ja need on juba patsis. Muy bien. Teeme hydration break'i, nagu USA's MM-il öeldakse, nii et hydration break. Teha tegelikult ühe kerge straidi ja ma arvan siis tänasest sellisest sissejuhatavast tegelikult aitab, nii et jah. Tere hommikust! Täna on üldse väga spordiga seotud päev, sest ma lähen tegelikult hoopis Tallinna Ülikooli tegema erialateste. Ja täna ootab mind ees siis klassiõpetaja test. Nii et ma olen natuke närvis, aga kui ma prooviteste tegin, siis need tõotsid päris head. Nii et ma loodan, et mul on täna sama hea pea kui siis, kui ma neid teste tegin. Ja et need testid on ka sama lihtsad. Nii, olen vahepeal juba koju jõudnud. Jõudsin trenni ära teha, jõudsin veel järgmise päeva siis sisseastumiseksami loengu ära kuulata. Nii et kõik tegevused tänaseks on tegelikult tehtud. Õhtul läheme lihtsalt sõbrannadega välja. Aga ma tellisin endale pakinaigist. Olen ma pikalt mõelnud juba osta neid tosse. Aga mul ei ole olnud üldse hoogu või sükest, et jah, ma nüüd ostan need tossud ära. Ja lõpuks mul tuli lihtsalt see tuhin ja ma olin mingi, et jep, nüüd ma ostan need tossud. Need on Vomero plussid. Ma tegelikult mõtlesin Vomero pluss osta siis, kui need välja tulid, aga ma kartsin väga, et see toestus on äkki liiga pehme ja ma ootasin, kuni inimesed neid rohkem kasutama hakkavad ja esimestel jooksudel ära käivad ja kuna ma olen selle kohta päris head tagasisidet kuulnud ja inimestele pigem väga meeldib nendega teha trenni ja eriti just, kui on mingi asfalttrenn, siis ma mõtlesin, et okei, tagasiside on positiivne olnud, võib siis ise ka panna need proovile. Nii et ostsin endale siis just nimelt välijooksu eesmärgiga, et kui mõni päev peab minema asfaldile trenni tegema või jooksma, siis on natukene paksema tallaga toss olemas. See värv on loomulikult mega nummi, mulle nii meeldib see. Need roosad detailid siin peal, see roheline ja tumesinine koos, see on lihtsalt nii ilus. Ja need lähevad natukene kokku ka minu uute Vomerodega, mis ma endale hiljuti ostsin. Nii et so excited. Kui ma nendega jooksma lähen millalgi, siis kindlasti jagan sellest ka oma Instagramis, kuidas nendega joost oli. Nii et kui sa mind veel Instagramis ei follow, siis mu Instagram on siin. MM-i hirm hakkab ka iga päevaga aina lähemale jõudma. Et kuidagi see kalender ja see tähtpäev tuleb lähemale. Et kuna mina vaatan nende kalendrit kuukaupa, siis juba paistab sealt alt see MM. Ehk natukene tuleb juba närv sisse, aga samas ma tean, et ma olen õigel rajal.
mul ajastus on praegu väga-väga hea, me oleme pannud paika väga hea pika perspektiivi mulle kuni MM-ini ja ma usun sellesse. Nii et seda rada tuleb lihtsalt käia ja võtta sellest 100%. Nii et jah. Üks 4 kehalisest katsest sai tehtud, 100 meetrit. Ajaks tuli siis käsiajaga 12.3, nii et päris hästi. Nüüd tegelikult ongi aeg teha ka reaalne enda treening ära. Ehk tulin siia Audessi sisse ja teen kiiret jõusaali ja siis juba kell 15.30 on võimlemine. Nii et päev on tihe, aga sellest põnev. Väga palju tuttavaid on kohal, väga palju ka tippsportis on kohal. Nii et minu meelest väga äge ja täitsa lust on neid katseid kaasa teha. Praegu alustasid tonn 500 jooksed. Ma ei tea, kuidas ma seda äraselt teeks. See on suht crazy. Mingi 5 ringi joostasin. Mõned harjutavad võimlemiskava. Seda ma ka harjutasin neil hommikul kodus terassi peal. Aga ma arvan, see on mul suht selge. Nii et ma olen suht enesekindlalt sinna. 2 seti veel. Nii, omadega olen jõudnud nüüd Kadriorgu. Parkisin hetkel auto ära, sest mul on nii palju aega, et ma jõuan vahepeal lõuna süüa. Aga mul ei ole nii palju aega, et ma jõuaks tagasi koju. Nii et siis ma mõtlesin, et ma võtan lõuna ja tulen hoopis Kadriorgu istuma. Ja see tundub päris mõnus plaan juba, mulle nii meeldib see. Samal ajal saan vaadata korraga veel võimlemiskava viimase asjad üle. Audes jõutreeni lõppu tegin siis kiirelt ühe võimlemiskava ka, lindistasin ülesse ja vaatan nüüd, mis mul seal need pisemad vead veel on, mida võib-olla parandada võiks. Nii et loodame, et saame sotid selgeks, kuidas võimelda. Täna on nii ilus ilm väljas, nii et selles osas ma megalt naudin ja kaifin, kui Eestis hea ilm on. Et võtan 100. Nii. Võimlemine on ka nüüd tehtud. Päris hästi läks, ütleks. Korra kiilusin kinni, aga õnneks ma säilitasin rahu ja tänu sellele tegelikult suutsin kava ilusti lõpuni teha. Korra tõmbas jala värisema ja tasakaalu ka veidi paigast ära, aga ma suutsin olla suht kindlalt ja rahulikult ikkagi ja teha terve kava ilusti lõpuni. Nii palju, kui ma jõudsin piiluda, siis 9 punkti peaks kindlasti ära tulema. Maksimum võimalikud punktid, mis saada saab, on 10 siis iga ala eest. Kergejõustikus 100 eest ma sain juba 10 ja nüüd siis äkki võimlemise saab ka äkki 9 punkti, mis tähendab, et suhteliselt maksimaali lähedale ja ma olen väga õnnelik. Ma olen jõudnud nüüd Tallinna Ülikooli ja meil hakkab kohe lühikirjalik mingi arutlus ja anda. Põhimõtteliselt me peame kirjutada kirjandi. Nii tore, ma olen nii valmis. Nii, olen omadega jõudnud nüüd nöppi. Kirjand on tehtud. Kirjandi teema oli suht pain isegi nagu selles mõttes. Aga nöpist täna. Tatar, peekoni... Mis veel see on? Peekon, apukoor. Asjad. Nii, mis sa võtsid? Ma võtsin pošeeritud murad avokado.
salatiga ja lõhega. Ja. Manši! Nii hea. Nüüd on umbes 40 minutit ja siis mina lähen võrkpallieksamit tegema ja siis me lähme hüppame auto peale ja lähme selles ujuma. Ja pärast seda on meil veel kahekesi veel vaja jõuda klassiõpetaja kutsevestlusele ehk siis tänane trail on pikk. Jah. Ma olin nii närvis. Kuidas hindad sooritust? Need ründed oleks saanud paremad olla, aga ütleme nii, et palju kaotsin 4 punkti või? Jah. Siis pole vaja. Chill. Nii, võrkpall on tehtud. Parim kaasale filmina on ka siin kõrval. 4 viga pole hull tegelikult. Selles osas arvestades seda, et eile ma sain peaaegu 2 punkti, siis ma arvan, et see on suht okei. 6 punkti saada. Ja õnneks nad oli isegi parendad. Ma ütlesin neile, et palun laske mind ette, et mul on vaja uju juurde ja vestusele. Ma ütlesin, sellepärast muidu ma oleks pidanud veel hiljem olema. Aga siis nad olid mingi, et okei, võtame su vahele siis. Ütlesin nii tore, aitäh teile. Nii, et selles mõttes on hästi. Ja nüüd on Padavai selle ujulasse ujuma lihtsalt. Pärast peab juuksed ära pesema. Ma võtsin kõik ülidanud kaasa. Jaa, me peame kahekis olema kutsevestluseks valmis, me peame ilusad ja eeskuulikud välja tegema, nii et... Me 14 kulgenud oleme juba kohale. Davai. Hetkel 13 saamusest. 12.47. Jõuame, teeme nii, et jõuame. Nii, kutsesobivusvestlus tehtud. Tunne ei jäänud hea sisse, sest ma arvan, et ma rääkisin võib-olla rohkem põhikooli baasile, et tahaks põhikooli minna pigem õpetajaks või gümnaasiumisse. Nii et ma arvan ise, et ma ei sobi kandidaadiks. Aga vestlus läks muidu hästi, vestlus oli väga tore, põnev, toredad intervjueerijad olid. Ja ma ei tea, ütleme nii, et ma tulen vestluselt ära pigem hea tujuga, negatiivset tunnet ei jäänud sisse. Rääkisin ära kõik, mis ma tean, kõik, mis ma tahtsin. Ja jah. Aga sellega ongi täna põhimõtteliselt katsed läbi. Homme ootab veel ees kehakultuuri bioloogiatest ja erialatest. Ja siis ongi kõik katsetega. Kõik katsed on tehtud. Tegin nüüd ära viimase bioloogia ja erialatesti Tallinna kehakultuuri ja sellega ongi need katsed läbi. Yes. Nüüd peab ootama ainult järgmise nädala kolmapäevani. Järgmisel nädalal tulevad kõik katsete tulemused ja räägitakse siis üle, kes said edasi, kes ei saanud edasi, kuhu sai edasi. Nii et järgmine nädal tuleb väga põnev nädal. Erialatest oli tegelikult päris okei. 2 küsimust on kindlasti õigesti, et mis ajaga jooksevad mees maailma tippsprinterid alla 10 sekundi ja mis meil veel oli seal? Kuudmäe on kolmikhüppaja. No eks seal oli veel kergejõustiku küsimusi, millele ma oskasin vastata. Aga jah, võtti. Sellega on see trall selleks nädalaks läbi. Mina olen mega laip, aga täna peab veel trenni ära tegema, nii et lähme teeme kiirelt ühe pakutrenni ja siis homme ootab president mind külla endale. Nimelt saime kutse siis Roosiaeda parimate õpilaste vastuvõtule. Ma olen vist mitte kunagi olnud üksinda Kadrioru staadionil, lihtsalt niimoodi. Nimelt täna on siis pakud ja ka väiksed on-offid ja selle jaoks on vaja markerid maha panna. Aga ma panen need enne trenni juba maha, et siis on lihtsam trenni ajal. Saab lihtsalt tulla ja joosta. Nii, vahepeal on kätte jõudnud juba selline hetk, et kohe varsti on Roosiaeda minek. Panin siis selga enda lõpukleedi. Viskisin peale sellise ilusa jaki ja panin rinda ka siis Rae valla spordi teenete märgi. Nimelt siis Rae vald andis esimest korda välja rinnamärke.
mis on siis ka sertifitseeritud. Minule on siis välja antud 14. märk, nii et et mõtlesin, et oleks uhke panna, kuna mind saadeti ikkagi ka minu siis kooli poolt ka justkui sportlase rollist sinna, et viisakalt siis esindatud Gümnaasium, kus ma pärit olen, Raevald, kus ma pärit olen ja ka natukene minu sportlaslikku poolt. Aga jah, outfit on selline, jalg, jalas on õigesokid, aga jalga panen mustad Nike tangid, sest juba hoiatati, et kontsakingaga sinna tulla ei ole võib-olla kõige mugavam, nii et läheme nii. Ja kõrvas on sellised ilusad pärlikesed. Nike tangid jalas ja siis ilus selline armas kotike. Otsustasin lõpuks ikkagi hõbedaste kõrvarõngaste kasuks. Panin esisalgud endal kinni. Ja nüüd hüppan kiirelt koolikaaslas auto peale ja lähme temaga koos siis presidendi vastuvõtule. Saage tuttavaks, see on Toora. Tulime siis Toorega presidendi vastuvõtule. Juba ulatati meile mingi mull. Nii et vaata, mis issand, kui palju rahvast siin on. Armsad lõpetajad. See ju lõpp. Kõik, kes saab edasi. Nüüd on söögiaeg ja meile pakuti siis võileivatorti ja kooki. Minu kook näeb väga lõts välja, aga Annika on ilusam, nii et see on tõeline presentatsioon. Aga ma ei tea, teeme teistesti ka. Ma ei ole muidu väga võileivatorti fänn, nii et see on ikka hea. Siin on soolakurk, mis mulle meeldib, aga see till mulle ei meeldi. Tasuta jätsid. Siin on mingid teadsed. Siin on pulgakad ka, vaat vahepeal oli pulgakas siin ka. See on otsas juba, on ainult see ja ma ei tea, mis tavalist on ja see on šokolaadiga või? Võtan šokolaadiga siis. Okei. Tere! Piinlikult palju on möödas presidendi vastuvõtust, aga nüüd lõpuks jõudsin tagasi ka kaamera ette ja saame lahti rääkida, mis siin toimunud on veel vahepeal või pärast presidendi vastuvõttu. Juba paar päeva hiljem sõitsin ma Soome Joensuusse, kus jooksin siis 100 meetrit. See ei läinud just kõige paremini, kuid ennast väga sellest heidutada ei lasknud. Ja täna oleme juba Tamperes. Täna on siis 12. juuli ehk ühel nädalal 2 korda Soome tulla on päris naljakas. Aga täna on kavas hoopis 200 meetri jooks ja hommikul aitasime ka soomlannasid ehk jooksime ka teate naiskonnaga tegelikult teate jooksu. Mina olin siis esimeses vahetuses ja olen enda sooritusega sealt väga rahul, aga põhiala on täna ikkagi 200, mille pärast ma olen Tampere kohale tulnud. Juba paari nädala, päeva, tunni ja minuti pärast oleme võistlemas ühel maailma suurimal areenil USA's, Eugene'is. Hayward Fieldsil on lihtsalt nii äge. Mul on nii tore näha, et kõigile läheb see content peale. Ma tõesti südamest olen tänulik, et te olete jäänud neid videoid ja vlooge vaatama ja täna toongi ma teile palju ägedama taustaga vlogi. Nii et kui sa tahad näha, milline on USA võistlus ja kuidas mul seal läheb, siis kindlasti pane like ja subscribe sellele kanalile. Kui vahepeal ei näe, siis näeme ju posas. Tšau!